Aitäh! Mul on tõesti hea meel, et teid on ka peale lõunat siia nii palju kogunenud, sest mis saab teha suuremat rõõmu, kui rääkida raamatukogust. Ja kui minu käest küsitakse, kes ma olen, mida ma teen, siis ma tihti kipun vastama, et ma olen raamatukogu hoidja ja ma olen klienditeenindaja. Aitäh tiitli eest, et ma olen teenuste disainer, ma olen Rahvusraamatukogus hetkel teenuste juht. Ja minu tänane ettekanne räägibki ehk sellest, miks me räägime Rahvusraamatukogus täna teenuse disainist, miks me räägime disainmõtlemisest, kuhu me sellega oleme jõudnud ja kus me täna üldse oleme. Nii, nüüd tuli mul küll, aga las see pilt olla siin selja taga. Ma ei oleks raamatukogu hoidja, kui mul ei oleks ühte tsitaati ja ma alustaksin oma esitlust ühe toreda tsitaadiga, mis ilmus ajalehes Sirp eelmisel aastal. Ja see on selline. Üks raamat on sissepääs inimlikkuse labürinti või teejuht labürindis või siis hoopiski miski, mille pilk on suunatud labürindist välja. Sellisel juhul on aga raamatukogu kõikide sissepääsude ja teejuhtide hoidla. Maagiline ruumipunkt, kuhu koonduvad ja kust hargnevad kõik inimlikud rajad. See ilus mõte sunnib meid tegelikult igapäevaselt mõtisklema selle üle, et kas me oleme suutnud need maagilised ruumipunktid hoida elavana, hoida elusana ja ka tänases päevas kõnekana. Ükskõik, kuhu me täna pöördume, igal pool me räägime sellest, et kätte on jõudnud digiajastu, 21. sajand, muutused. Et mida see meie jaoks tähendab? Ja jällegi, raamatukogu hoidja otsib alati allikaid, otsib alati neid nii-öelda alustõdesid ja põhitõdesid, mis aitavad teda ükskõik, millise teekonna ta parasjagu on valinud. Ja minu selja taga on siin 4 lauset. Raamatukogu hoidjad nimetavad neid lauseid raamatukogu põhiseadusteks. Need laused pani kirja India raamatukogu teadlane ja sellest on möödas pea 100 aastat. Ja mis kõige põnevam tänases päevas on see, et kui me vaatame nendele lausetele peale, siis me näeme, et tegelikult ei ole miski muutunud. Raamatukogu teevad raamatukogu ikkagi need inimesed, kes külastavad neid teenuseid. Et kui siin mõni aeg tagasi oli ka diskussioon sellest, et kas raamatukogu on raamatute kogu, kas see on see kõige olulisem ülesanne, siis täna me oleme iseendale öelnud kindlalt seda, et raamatukogu ülesanne on tuua inimesed teadmiste juurde ja see, mis hoiab meid pidevalt ärkvel, on see viimane seadus ehk raamatukogu on arenev organism ja mõelge selle peale, et seda tegelikult öeldi juba 100 aastat tagasi. Ma lubasin oma heale kolleegile, et ma teen ühe lugeja uuringu, sest et alati on raamatukogudes tehtud ka lugeja uuringuid ja ma palun teid kõiki appi. Olge head, tõstke käsi, kes te arvate, et raamatukogusid on täna siin ja praegu ühiskonnas jätkuvalt vaja. No imeline kätemeri. Aga sellega see uuring ju veel ei lõppe. Järgmine küsimus. Tõstke käsi kõik need, kes viimase poole aasta jooksul külastasid raamatukogu või kasutasid raamatukogu e-teenuseid. Ma tean, et siin on 60 raamatukogu töötajat ja ma tean, et siin on raamatukogu sõbrad, aga vaatamata sellele on see kätemeri siiski veidi väiksem. Ja miks ma seda tegin? Ma tegin seda ju tegelikult selleks, et anda märku sellest, et lugeja uuringutest lihtsalt ei piisa. Me saime praegu teada seda, et jah, me oleme olulised. Me saime teada seda, et mingi osa inimestest meie juures siiski ei käi. Aga edasi. Ja Eesti Rahvusraamatukogu on oma missioonis väga selgelt kirja pannud selle, mis meid liigutab, mille pärast me tuleme iga päev tööle ja meie ülesanne on säilitada kultuuripärandit, aga olla ka sillaks inimeste ja teadmiste vahel. Ja tänases aruteluruumis, mäluasutustes oleme me tegelikult kõik jõudnud selleni, et kultuuripärand säilib kõige paremini siis, kui kultuuripärandit kasutatakse. Ei ole mingit müstilist tulevikukasutajat, kelle jaoks me kõike seda kogume, mis meie hoidlates, avariiulitel on, vaid
meie eesmärk on teha see kõik täna võimalikult lihtsalt kasutajale kättesaadavaks. Mulle väga meeldis see hommikupoolikul välja tulnud mõte, et me ei saaks tegelikult mitte midagi korda saata, organisatsioonina ette võtta, kui me ei mõtleks kõik väga ühes suunas. Ja ma usun, et Rahvusraamatukogu tugevus tänasel päeval on meie inimesed. Me oleme tõesti teinud seda, et mitte küll nii metoodiliselt, aga sisemise sunni alusel, et me viime läbi ka organisatsiooni arendamise protsesse koos. Me lõime ka koos strateegiat, minu selja taga ekraanil on meie järgmise 3 aasta olulisemad strateegilised eesmärgid ja selles protsessis oli tegelikult kaasatud ligi 100 meie enda töötajat. Miks me seda teeme? Me teeme seda selleks, et me oleksime kõik asjadest ühtemoodi aru saanud ja et need sihid on meile kõigile ühiselt mõistetavad ja arusaadavad. Mis siis raamatukogu täna on ja mis teeb raamatukogu hoidja kõige õnnelikumaks? Kindlasti see, kui raamatukogu on täis inimesi. Raamatukogu ei ole täna enam ainult koht sosinate jaoks, siia on oodatud lapsed, siia on oodatud pered, siin on võimalik aega viita ja loomulikult on siin võimalik jätkuvalt raamatuid lugeda, raamatuid koju laenutada, kui ajast raamatukogus väheks jääb. Raamatukogu on täna ka kultuurikeskus. Meil toimuvad erinevad kontserdid, meil toimuvad erinevad näitused, erinevad üritused. Meenutan siinkohal eelmisel nädalal toimunud laulupeo näituse avalööki, kus meie foajee oli täis koorilaulu. Mul on hea võimalus kutsuda teid kõiki näitusele. Olge head, minge vaadake, uskuge, teil tuleb see suvise laulupeo tunne juba hinge ja südamesse. Raamatukogu on täna ka hariduskeskus. Rahvusraamatukogus oleme me tõesti mõelnud väga-väga selle peale, et ka lapsed täna meie majja jõuaksid. Meil on üle 10 haridusprogrammi väga erinevas vanuses lastele ja mulle väga meeldis see, kui üks meie spetsialistidest, kes viis lasteaialastega läbi haridusprogrammi, ütles, et kõige toredam oli see, kui need pisikesed lapsed tulevad sinu juurde, pärast kallistavad sind ja ütlevad, te olete kõige ägedamad. See on ju see, mis teeb meid rõõmsaks ja mida me tahamegi teha. Me jagame teadmisi kõikidele inimestele, kes nendest teadmistest huvitatud on. Aga ega ei ole kuskile kadunud ka traditsiooniline raamatukogu. Meil on jätkuvalt lugemissaalides raamatud riiulitel ja need raamatud sinna riiulitele kindlasti ka jäävad tulevikus. Meil on jätkuvalt mugavad lugemisalad, mugavad istumiskohad. Meie eesmärk on see, et igaüks leiaks meie 3,4 miljoni teaviku hulgast, mis on üks pikk teadmiste teekond koselt kaugemale, endale sobiva teaviku, endale sobiva raamatu, noodi, plaadi. Aga see ei ole ju kõik. Kui sa tahad tulla koos sõbraga, siis on võimalik aega viita meie tasuta rühmaruumides, teha kas või üks põnev töökoosolek või rääkida mingi järgmise põneva idee üle, mis parasjagu on tekkinud. See on üks e-raamatukogu slaid nüüd. Et ma olen rääkinud siin siiamaani suuresti raamatukogu ruumist, aga tegelikult raamatukogu on täna midagi enamat. Me oleme ammu juba kolinud veebikeskkonda ja eelmisel aastal külastas meie veebikanaleid üle 2,7 miljoni külastaja. See on aukardust äratav arv ja see seab meie ette ülesande olla kõnekas, teha kogu see kultuuripärand kättesaadavaks tõesti selliselt, et inimesed, kes tänasel päeval on harjunud kasutama Google'it, Amazoni ja mida iganes põnevat e-kanalit, näeksid, et ka raamatukogu teenused on võrdväärse arenguga. Ja samas ei ole ju see e-kanalite arendamine midagi erilist, see on lihtsalt üks võimalus. Nii et see kõige suurem ülesanne selle juures on veel see, et ühendada füüsilises raamatukogu ruumis ja e-kanalites pakutavad teenused ühtseks tervikuks, et jätkuvalt igaüks tunneks ennast meie juures oodatuna ja igaüks leiaks endale üles just selle, mida tal tänasel päeval vaja on. Nüüd said korraks pildid otsa, aga see on jätkuvalt üks kõige olulisem slaid. Kui sul on töölaud täis väga palju ülesandeid, need eelnevad slaidid sisuliselt meie jaoks tähendavad seda, et me arendame justkui mitut raamatukogu tänases päevas korraga.
Ja kuidas selle kõigega hakkama saada, tuleb sisemiselt kasvada. Ja meie oma tee leidsime selles, et Rahvusraamatukogu on täna teenuspõhine organisatsioon ja see tähendab tegelikult lihtsalt öeldes seda, et me teame väga hästi, mida me siin täna teeme. Me teame või me arvame vähemalt, et me teame väga hästi, mis on see väärtus, mida me läbi oma teenuste oma kasutajatele pakume. Meie teenused on kirjeldatud, me jälgime nende teenuste elukaart ja selles protsessis oleme me julgelt õppinud esitama iseendale küsimusi. Ja ma usun, et kõik minu kolleegid teavad neid küsimusi une pealt. Need on miks, kuidas ja kui palju. Et kui meie teenus ei ole täna enam kõnekas, kui seda ei ole tänasel päeval enam vaja, siis tuleb endas leida julgus ja öelda endale, et aga teeme midagi teistmoodi. Ja see julgus ja loovus ja empaatia ja ratsionaalsus aitavad meil luua seda paremat kliendikogemust. Ehk tegelikult tihti on selline tunne, kui me siin isekeskis räägime, et lase ennast vabaks, astu kastist välja, siis on vahel selline tunne, et sa oled kui pisikene laps, kes ei tea, mida ta tegema peab, aga ta teab, et ta peab proovima ja kui ei tule välja, siis leidma uue lahenduse. Me oleme teinud ka praktilisi proove ja kõige paremini kõnetas meid see, kui me nägime, et meie peasissepääs tegelikult ei peegelda meie väärtustavatust. Siin pildi peal on Rahvusraamatukogu peasissepääs 10 aastat tagasi ja me ise kutsume seda piiripunktiks. Kui seda sama piiripunkti veidi teise fookuse alt vaadata, siis te näete, et selle nii-öelda piiripunkti putka taga on veel üks kõige olulisem inimene ja see on turvamees. Ehk 5 aastat tagasi me jõudsime selleni, et me saime aru, et see ei ole küll avatuse nii-öelda pilt. See ei ole see, mida me tahame, et meie kliendid näevad. Ja me otsustasime muutuda. Me otsustasime, et me kaotame selle putka sealt ära, teeme sissepääsud täiesti tühjaks ja loome ühe uue infokeskuse, mis on sõbralik, avatud, meil on naeratavad klienditeenindajad, aga me tegime ühe vea. Meie külastajad ei leidnud seda ülesse, sest me paigutasime selle foajees nii kavalalt nurga taha, et keegi selleni ei jõudnud. Ja selle iseenese tarkusest väga heade mõtetega loodud arenduse tulemus oli selline. Ehk siis nüüd astus meie klient majja ja turvamees ei olnud enam seal kaugel, vaid turvamees oli Rahvusraamatukogu kõneisik. Kus siin nüüd siis avatus on, et ei teki tunnet, et klient on väga oodatud. Midagi ei ole teha, me kutsusime endale inimesed appi ja see oli esimene teenuse disaini protsess, kus me tõesti ise olime väga loovad, me tegime asju täiesti teistmoodi, me rääkisime kasutajatega ja kasutajate tagasiside viis meid selleni, kus me täna oleme. Nad ütlesid, et tooge oma teenindajad meile nii-öelda nähtavale, teie kenad inimesed on teie tugevus ja miks te neid peidate. Ja mul on kõige suurem rõõm selle üle, et tegelikult me oleme saanud tõesti kiidusõnu. See ei olnud väga keeruline, see oli tegelikult ju väga lihtne, aga see tulemus on selline, et me saame täna rõõmustada selle üle, et ma loodan, et see on üks tulemustest, et meil on kasutajaid. Eelmine aasta oli rohkem, see aasta näitavad numbrid ka, et neid on tunduvalt rohkem. Ja tegelikult kogu see jutt tähendab meie enda jaoks seda, et me julgemegi esitada küsimusi. Sest kui sa ei esita küsimust iseendale, kui sa ei räägi kõigest sellest, mis toimumas on koos kasutajatega, sa ei esita küsimusi kasutajatele, siis võib juhtuda nii, nagu juhtus meil infokeskuse arendamisega, et meie tahe on väga hea, aga me tegelikult ei teadnud, mida kasutaja ootab. Ja sellega ma lõpetan. Ma jätan oma selja taha ühe slaidi, kus on kirjas meie klientide head soovid ja head mõtted. Aitäh teile kõigile!